Hommik. Hommik. Nii, mis meil üldse täna kalendris on jällegi overlapi ajal tuleb dollarile meil üks siuke medium impact uudis ja siis on kell 6 õhtu oil, et oil võib, kes treidivad Kanada paari ka, see võib ka nagu volatiivsust näidata sellistel uudistel, aga suures pildis väga nagu rahulik. Ja Audile olid siin nüüd öös ära. Mitte midagi erilist isegi Audiga nagu ei juhtunud, et tavaliselt unemployment claims ikka, nii et Audid ikka liigutab nagu ikka sadade pippidega, aga seekord oli nagu suht rahulik. Et hea oli see, et kui GVP Audi, kes võtsid eile, siis tegelikult oli Audi paar ka sees ja nagu sai ilusti break evenisse panna enne, kui magama läksin. No kes läks, kes ei läinud. Mina muidugi magasin sel ajal. Aga nii ta läks ja Hommik, legendid. No tere, Taavi. No tere. What's up? Vaatame, mis toimub. Vaatame ka, mis toimub, jah. Dixi samamoodi eile tegelikult jättis meil ikkagi väga tugeva bullish candlestick. Ma isiklikult näen, et Dixil on potentsiaali veel ülesse poole tulla. Arvestades, kus on meie daily institutional 50%, eks ju. Daily institutional candle all ma pean silmas siis seda. Hästi konkreetne candlestick võttis ilusti likviidsuse. Nüüd, kui me 4 hour'i peale tšekime seda, siis endiselt need imbalance'id vajavad täitmist. See koht siin hetkel mind ei veena, et tahaks täiega seda turgu shortida. Ja samamoodi kui EU-d vaadata, siis tegelikult EU-l on kukkuda küll. Targetime ikkagi siia, kus on meie daily range ja mida sügavamale ta tuleb, seda parem tegelikult on. Isegi kui me Fibo peale paneme, siis 78. No need alad on väga soliidsed, kus tegelikult sättida esimene alert ja mina talle kätt ette ei pane, kuna me hetkel oleme ikkagi nii bullish. Siin on väike siuke skematik. Just kui tundubki, et meil ongi tegu reaccumulationiga, ilusti väga tugevas, ütleme siis intraday uptrendis on hetkel dollari indeks, vaadates seda price action'it, kuidas me oleme manipuleerinud, siis tegelikult on täitsa reaalne, et me siit saame ülesse minna. Et kui me nüüd samad asjad euri peale ümber viskame, siis tegelikult samamoodi. Me oleme euriga muidugi nüüd selle daily candlestick ilusti ära puutunud, mida Dixiga ei ole, aga kui me vaatame seda eilset candlestick'i, siis see on ikkagi väga bearish, näitab momentumit. Kõik need meie struktuuri levelid on hetkel ikkagi madalama close'iga, ehk siis siin on väga palju näitajaid just selleks, et euro kukub alla. Nüüd selle ülemise võtan ära, sest see eile isegi ei aktiveerunud, sest turg lihtsalt tegelikult kukkus ja pool päeva isegi ütleb niimoodi, et reaalselt lihtsalt konsolideeris. Endiselt suurema timeframe imbalance'id on ikkagi all targetina olemas täiesti. Nüüd ongi küsisid, kes peal ei ole.
ma näiteks isiklikult pole Eurustiga sees. Mis mõtted on, et kui Dixi selle samamoodi tegelikult reaccumuleerib, vaatame ka Euri nagu veits väiksematel timeframe'idel, kus ja kuidas meil on likviidsust. Hetkel mulle juba meeldib see bottom, see top. Palun ja pange mute peale, et kõik need bottomid, nagu see on väga ebatõenäoline, et enne kui me ülesse poole lähme, me jätame sellised tugevad levelid maha, pigem on ikkagi more than likely, et me tuleme väikse openi ajal nats ülesse poole ja siis tegelikult shortiksime seda turgu. Vähemalt selline on mu gameplan. Ma tahakski näha, kuidas ta avaneb, kuhu minna. Tunni aja peal on tegelikult, need imbalance on siin nii lihtne leida. Mul hetkel pakubki reaalselt huvi nagu kogu see skeem, et enne, kui London session pole avanenud, ma ei tahaks ka oma tehingut sisse panna. Ma tahaks näha mingisugust agressiivsust siin turul, midagigi, mis vihjaks sellele, et kas me tõesti võtame ülevalt välja ja siis tuleme allapoole või siis tegelikult vastupidi võib ka olla, et siin on nüüd siuke hea aeg on, kus täitsa reaalne, et kui kohe 10 ei saa orderit sisse vajutada, siis mingi hiljemalt 12 sellisel ajal võiks küll nagu täitsa reaalne entry koht tulla. Et nagu täitsa, ma panen ühe alerdi lihtsalt endal siia likviidsus ülesse. Ega kui ikkagi Londoni alguses me oleme siit niiviisi läbi tulnud, et meil pole enam likviidsus seal, eks ju, struktuuriliselt jääb madalamal, siis tegelikult minu jaoks see ongi nagu red light, et siit ülevalt saada väga hea sellise RR-iga tehing. See on reaalselt nagu mingi 4 pippi, et see on nagu väga-väga solid. Ja targetida on tegelikult suht lihtne, et meil on tugevad liquidity alad, meil on päris tugevad candlestickid allapoole ja pluss meil on ikkagi daily range. Et sisuliselt väga nagu lihtne setup, kui nüüd me Londoni alguses näemegi seda agressiooni, et sisuliselt see, mida ta teeb siin Londoni alguses kohe, et me teeme lihtsalt vastupidi ja we're good to go. Viis mints, ma ei saa täpselt aru, mis koht. 7, 9, 8, 0, eks ju. Re-entrid 7, 9, 8. Sa otsid siia. Vaata, suuremad timeframe'id räägivad siin natuke, et kes siin shortiga sees on, see on nagu väga-väga hea, sellepärast, et vaadake, kuidas me kogume likviidsust, meil on täiesti unfilled market cap, et see lihtsalt ootab oma aega, kuni ta lihtsalt saab kukkuda. Nüüd see re-entry koht, vaadates näiteks seda tunni aja timeframe'i, 2 tundi, 4 tundi, et tegelikult meil on kõik nagu väga-väga balansis. See tõenäoliselt ei juht, ta nagu, isegi kui ta siia ülesse tuleb, siis minu arust ta ei ole nagu nii ahvatlev, arvestades seda, et meil reaalselt polegi nagu ühtegi imbalance ja imbalance'id on nagu super olulised, kui punktuaalselt me seda täidame. Temaga minu arust on nats keeruline. Ideeliselt ma saan aru, mis sa oled Elar mõelnud, et sa oled tõenäoliselt vaatanud meil seda range'i, eks ju. Siit on see varasem liquidity run, kus me tegelikult suutsime ka varasemat low break'id, ja samamoodi tegime juurde likviidsust. Nüüd on siin see psühholoogiline liquidity, et GBP aud on nii volatiivne, et ta võib täiesti reaalselt seda teha, et ta tulebki siia ülesse. Lihtsalt ma nagu limit orderit see koht ei kutsu mulle panema, sellepärast, et reaalselt polegi imbalance'i. Oleks ilus imbalance, ma paneks limit orderi, tunneks enda hästi. Aga hetkel lihtsalt alert on ka juba nagu selline hea teenäitaja. GEU pakkus eile väga head entrid, pre-entrid õhtul. Ma tahaks teile screen'i jagada, aga ma ei ole praegu kodus. Ma ei saa kahjuks jagada. GEU. Ja, et vaata, seal on üks pikk, kus kohas sul tehing on. Selle sees seal keskel vaata. Pikk.
see. Ja see Vik ja muidu üldiselt ma nii ei tee, aga sellises olukorras ma lähen üliväikse timeframe'i peale ja läksin 1 minuti peale isegi lõpuks ja 1 minuti peal ta pakkus seal institutional candidate'it cap'is. Ma läksin lausa 1 peale, sest 1 nagu reaalselt andis. Jep, vot super luks koht ja 3-pipise drawdown'iga ja praegu siiamaani on kukkunud. Oi, need on maasikad. Need on nii head treidid. Muidu tegelikult 1 minuti peale ei tasu väga minna, eriti uutele niimoodi, aga reaalselt, kui sa näed siukest Viki, siis see on manipulatsiooni Vik ja siis võid minna nagu vaadata sisse sinna, sest et seal sees võib olla midagi ilusat, nagu näiteks eile. Ja no siin see risk-reward ratio tõesti, et see on nagu vaata väga-väga ilus koht. Ja no täpselt fiilis imbalance ära ja no, sa võid limitiga siis on ju? Mul nagu setup oli peal, kuna mul sai see üks FTMO tehtud, siis mul teine konto ei olnud veel avatud, vaata. See avatakse täna ja siis ma ei saanud panna. Vaesek jah? Vaesek täpselt, aga no pole hullu, selles suhtes tuleb veel. Muidugi all good. Sealt oli ta nüüd re-entry. No suures pildis GU-l on samamoodi tegelikult nagu EU-l. Meil on tegelikult ikkagi ruumi veel kukkuda. Me oleme siin ütleme mingi 4 hour enam-vähem imbalance 50, ehk siis ta pole isegi päris imbalance 50, et ma tunneks suht mugavalt ennast, kui me tegelikult ikkagi kukuks. Ma panen samamoodi GU-le, et siin ülesse poole me enam ei taha seda alerti. Liigutan siia allapoole. Kuna me oleme ikkagi GBP on väga-väga tugev, siis ma ikkagi vaataks neid alasid sobiva price action'i korral. Kui siis turg teeb siia alla accumulation, et ma kindlasti ei tahaks hakata nagu limit orderit panema siia ja sinna, eks, et see on nagu ka pointless, sest lõpuks me ei võidagi selle tehinguga mitte midagi. Limit order käib siia ja nüüd need kohad, nii-öelda need boksi peatused, kus meil on siis varasem liquidity run, maha jäetud turu imbalance, need on siuksed kohad, kui tegelikult ka nagu tuleb korralik accumulation, siis sealt accumulation'is saab market executioniga panna buy ja see nagu, et me ootame selles kohas accumulation, et kuna me oleme ikkagi 4 hour'i peal, siis 15 minutit on täiesti soliidne timeframe, et 1 minuti timeframe'i pealt see accumulation mind isiklikult ei veenaks niimoodi, siis me vaatame ikkagi suuremaid timeframe'e ja siis kui ta tuleb, siis tuleb anda. Ja kõige lihtsam, kuidas nagu jälile jõuda, mida ta teeb, on ikkagi kasutada õiges kohas alerti. Ja siis vaadata, et kindlasti ka üks siukene nagu pointer, et ma võiks tuua välja on see, et oletame, et kui ta hitib mul selle alerdi ära, ta on siin all, on ju, mis iganes, kuidas ta kukub, siis kindlasti ma paneks järgmise alerdi lihtsalt siia allapoole, sest ma tean, et kui ta siit juba läbi close ib, siis ma kindlasti ei hakka enam siit mingit buy tehingut otsima, eks ju. Ja samas kui mul limited ka pole, siis mul tehingi aktiveerunud, ehk siis ei riskigi nagu selles mõttes mitte midagi, et ma lihtsalt ootan, näitan, vaatan, mis ta teeb. Ja kes on siin juba selliga sees samamoodi EU-l, siis teil peaks nagu väga-väga happy days olema, et eur on isegi see nädal, just see sell on euril nagu tugevamalt kui isegi GBP-l. Seda näitab ka eur GBP graafik, et tegelikult eur on nõrgem kui GBP, et eur on ammu nendest levelitest läbi kukkunud, ehk siis meil on ka divergence sees. Aga 2 analüüs on juba sarnased, kus te vaatate GBP audil seda re-entry't siit. Sellest me juba rääkisime, kuidas mina isiklikult tunnen ennast seal. Te võite ise rääkida muidugi, kas te panete limiti või mis nagu? Mina panen limiti, ütlen ausalt. 3 minuti peale on imbalance ja institutional candle, ma selle järgi võtan. 10 viipi stopp, ma ei ole maailma lõppu kaotan. Kuule, aga sa viitsid nüüd parameetrid paika panna ja pane näiteks raketi gruppi see markup. See oleks päris nice. Ja siis Karl paneb veel kulla kohta ja mulle kuld meeldib see markup, mis sul on arvestatav timeframe, tund aega, bearish, väga-väga bearish market
kulla hind on ju ammu nüüd üle alla 1800. Näiteks tšekime neid leveleid. Kui me kogume, siis see on vaata väga-väga kullalik käitmine. Tunni aja peal samamoodi ilus imbalance liquidity, et nüüd vaadata, et kuidas saada kõige parem selline RR. Korraks vaatan, kas ta üldse nagu paneme niimoodi, et imbalance fill. Kuskilt pealt äkki, jah? Ta on siuke so-so, et... Aga vaata, vasakul on veel tegelikult üks likviidsus, siuke päris kenakene. Seal üle. See või? Ei, jah, see. Täpselt see. Et see tehing, ta on nagu siuke, et ma peaks ta väga-väga nagu välja venitama. Kui ma panen ka nagu MetaTraderis numbrid paika, siis tõenäoliselt ta tegelikult ei jää nagu täpselt siuke, nagu ma tahaks. Et see on nagu üks siuke tehing, mis juba puhtalt vaadates RR-i peale ma ütleks, et ma ei ole nagu nii interested sellest. Aga see ei tähenda seda, et sina ei või seda treidida. Et see make ib sense absoluutselt, et range, trend, on ju, likviidsus, imbalance, candle. Nüüd ei saa vist keegi midagi aru, aga jaa, see make ib sense. Panen ka ühe alerdi paika. Päris palju alerte on juba täna, et siin mingi natuke paugutamiseks läheb, siis on korraga mingi telefon lihtsalt taab 5-6 eri alerti ja siis ongi reaalselt tuleb teha valik, et kõiki baarerist mina arvan, et ei ole mõtet võtta, et tuleb välja valida see üks, just millal see RR on nagu kõige parem ja siis selle peale hüppaksin. Limitit ei pane, aga jälgid, mis teed alas, jah. Korra mainiks vahele ka, et need on kullal praegu weekly load. Eile close isime daily candlestickiga läbi eelneva daily struktuuri ka, ehk siis me oleme bearish turul. Jep, see candlestick close'is läbi eelnevast. Ja ma isiklikult tegelikult ootaks veits retracement'i. Vaataks pigem seda 1.808 või 1.810 ala. See, mis Marko just rääkis. Äkki sared? Võin sareda. Ma näen 28 inimest. No tere, legendid. Kui palju teil siit tehingut sees on? Anna screen Kaspar. Annan siis. Mul on active ja. Päris palju teil. Nice. Aga kas kuld ei ole seal kohas, kus me ootasime, et üles läheks tegelikult long term nagu? Jaa, on, aga vaata. Päris mitte ei ole. No selles mõttes, et see oli see huvikoht küll, kus me vaatasime. See oli see esimene bounce daily institutionist, mis siia üles tuli. Seda range'i vaadates ka, siis me ei close'inud ikkagi läbi eelneva struktuuri. Me jätkame ikkagi trendi bearish turul. Ja nüüd me oleme, nagu ma mainisin, läbi close'inud. Võtan need alumised 15 minuti jooned ära endal. Tegelikult ise veits tahaks counter trend tehingut teha täna, aga ta ei ole veel näitanud seda tugevat bullish jõudu, mida ma tahaks. Close isime siit läbi, ehk siis ja seda kõike, kus mul on. See siin on ikkagi suht equal liquidity target minu jaoks. Minnes weekly peale, siis ma vaataks turgu kuskile siiamaani 4-5, 1-7-4-5 oleks tegelikult siuke koht, kust hakkas otsima uusi buy tehinguid. Eelne supply zone nii-öelda täidaks selle weekly balance'i ära, korraks panen monthly ka, kas siin oli midagi vahel? Ei olnud. Ja siis tahaks tegelikult turgu näha ülespoole üle selle liquidity. Aga praegu on jah, siuke ideaalis oleks tegelikult üks kõige ilusam, et selle siin üleval kullale. Vaatasin 15 minuti peal ka, et kuidas me ei suutnud teha uut load. See võib viidata sellele, et
vaadates seda, oih, kui kõva joon see tuli, vaadates seda liquidity't siin, siis see võib viidata sellele, et me hakkame vaikselt ülespoole minema. Mul endal tegelikult alertsi, ma tahaks näha, mis ta siin kasti sees teeb. Potentsiaalselt tahaks teda osta siit üle kuhugi kuni siiamaani esimese hooga või siis siit sellida, kui ta ei anna siin seda ostmisvõimalust. Aga noh, nagu te vaatate, loogiline koht, kust nagu sellida 15 minuti range on ju A, B, aga weekly load. Ja me oleme terve nädal ainult kukkunud. Tegelikult oleks nagu tore näha mingit retracement'i. Siuke mõte mul ongi. Ma ise tunnen, et kuna see trend on nii bearish, et mul on lihtsam tegelikult ainult trendi suunas treide teha seni kaua, kui üks võib-olla läheb stop lossi vaata ja siis ma vaataks midagi muud, sest nagu seda kohta nagu ära, lihtsam on ikka trendi suunas panna tehingud, kui eeldada, et ta vaikata siit nüüd läheb üles vaata. Muidugi, lihtsalt see, mul ei endal märgitud siia ära see sama nii-öelda kast, kus siin on. Siin oli 15 minuti see vasakul pool, kus see struktuur oli 15 minuti imbalance, institutional candle täitsa nagu siis sisuliselt mingi 90% retracement kogu sellele daily swingile. Ja mulle meeldib lihtsalt see nagu see skeem, mida ma näen siin puhtalt selle kasti sees, kus me ei suutnud enam uut load teha. Et kui see oleks nagu siuke olnud väga tugev jätkutrend, siis me oleks võinud tegelikult näha juba siit uut close allapoole. Aga ma räägin, see on ka siuke, et ma jälgin, mis see price action siin teeb. Kindlasti ma võtan arvesse ka selle koha, nagu see vist Karl pani meil siin, vist pani jah. Kindlasti vaatan seda ala. Veel magusam on siin, üle eelneva liquidity, panen peale ka sessionid korraks. See on eilne London, eilne New York, et siit jällegi müüa oleks see selling above previous opens in bearish market, on ju. Ja siis vaataks juba siit allapoole. Võt see nägi hea juba RR välja, mis mõtleb, see nägi hea välja, jah. Tavai tahaks teha, et. Aga jah, ma veits annaks nagu, annan aega talle üldse nagu ei kiirusta selle asjaga sisse, et kui ma näen siin rohkem siukest bullish jõudu, ideaalne isegi stsenaarium oleks see, et kui me tuleme siit alla ja me isegi saame selle retracement faasi, siis ei tähenda seda, et ma panen siit automaatselt tehingu sisse, võiks näha uut swingi ülesse, näha, et turg ei suuda close ida läbi isegi eelnevate low'de, vaid jätab meile higher low nii-öelda ja siis me hakkame vaikselt nagu ülespoole ennast putitama, on ju. Aga olgem ausad, see oleks väga kullalik. Aga muud ei miskit, sest ma vaatasin, et hõbe on juba natuke rohkem siin jõudu näitnud. Kuigi me genereerime nii ilusat liquidity't alla mõlemal, et üks, et need metallid veel kukuvad ilmselt. Vaadates just nagu weekly perspektiivis, on ju. Aga we'll see. Muud mul nagu ei ole, et ülejäänud asjad käisid üle. Vaat nii. Eur teeb ka praegu Asian high'sid. See välja. Aga kõik suuremad ja euro ootab, ma just tahtsin öelda. Seal vahel suskimisega ikka väga rare on, et tegelikult saab siukse korraliku RR-ina. Meil on see daily institutional selles mõttes. Aga ma näen ikkagi, et me tuleme euriga ilmselt läbi selle nüüd, vaadates seda price action, mis meil siin toimub, kui kiire liquidity run oli see close nädala alguses. Siis ma pigem ootaks seda selli. Vaataks suuremaid timeframe ja küllaltki veits teeb sarnane välja, kui selles kullaga ma praegu vaatan. Kogu see liikumine ja see weekly imbalance, et samamoodi ootaks tegelikult EU-d kuhugi siia kanti, mis ta on 1,19 näiteks siis about. Aga jah, EU-ga ma ootan samamoodi, pean seda selli ootama. See võib olla siuke jälle, et me saame selle alles uuel nädalal. Et väga clean targetid on allpool ka.
seda juba vaataks ka kui nagu liquidity targetit. Võt nii, mu poolt kõik. Su poolt kõik, jah. Yes. Minu poolt on ka praegu kõik. Kas kellelgi on mingi küsse? Tahaks vastata hullult. Ausalt tahaks. Okay. Sama analüüs. Reims tahaks EU-le selli panna varsti. Jah, ma ka. Aga mitte varsti. Ma kardan, et see nädal ma EU-d ei selli. Kui ta siin üles ei tule, siis ma ei selli teile käest. Siin range'i keskel ma kindlasti hakka teda näppima. No see range'i keskel treidimine on minu arust see teema, et nagu must be on limit order. Sest muidu siin ei saa mitte mingit risk-reward ratio't paika selles mõttes. No, kui sa hakkad ootama accumulation ja distribution, et ka, siis tegelikult sa kaotad sellega nii palju, et ja, muidugi. Täitsa nagu mõtet on isegi. Kui meil ikkagi on näha nagu, kuidas see order flow liigub, on ju, siis me võime sellida siin, me oleks võinud sellida siin, iga retracement eelneva institutioni juurde ülesse sisuliselt. Seda ei saa, see pole päris niimoodi, et okei, ta on nüüd institution candle, see on lihtsalt prinditud niimoodi, nagu turg liigub algoritmid. Jaa, aga vaata ka igasugune retracement, mis ta on teinud siin, mitte kuskil ei klapiks RR. Jah, välja arvatud siin võib olla põhimõtteliselt. Aga oleks tahtnud ikka näha, et tuleb üle liquidity ja et võtaksid siit selle tehingu, et ta isegi pole andnud nagu neid võimalusi ilusti nagu, kust nagu võtta. Minu arust. See ongi nüüd siuke kaheti olukord, vaata, et ise ma oleks samamoodi ootanud sügavamal, et ma ei taha sisse rushida, aga nagu sometimes it pays off. Ei, muidugi. Aga ma ei näe siin isiklikult selle kogu swingi peale, mis siin on olnud, mina ei näe ühtegi sükst võimalust, kus ma oleks tahtnud sisse hüpata. No, tähendab, kus ma oleks läinud sisse, selles mõttes, et kui ma oleks läinud, siis ma oleks vaatanud näiteks seda kohta, potentsiaalselt siin imbalance'it, seda institutional candle'it, aga turg ei jõudnud kordagi nagu päris nendesse kohtadesse tagasi. Et siis nagu see risk-reward meigiks nagu rohkem sensi on ja siis meigiks nagu täiega sensi, sest et siis see pipp oleks põhimõtteliselt mingi 6, 7, 8 pipsi oleks põhimõtteliselt iga nende koha peal oleks stop loss. Aga praegu ma vaatan jälle meil on weekly load, daily institutional candle. Järjest me näeme, kuidas turg tegelikult pürgib natuke üles poole. Esimene peatuskoht, kus me võiksime uuesti alla tulla, on siin, on ju. Aga samas nagu minule ei meeldi weekly load'es enam müüa. Mina tahaks weekly load'es pigem osta ja teades, et see on isegi counter trend tehing, kui ma tahaks osta, siis tõmban oma riski väiksemaks, arvestan rohkem sellega ja otsiks nagu premium hinna levelid rohkem, kust uuesti sellida, vaadates suuremat timeframe'i. Hästi nagu loogiline tegelikult selles mõttes. Et vaatame, kui nagu selles mõttes EUR teeb siukse pulli, et me reaalselt näeme, et siit tuleb mingi bullish jõud, mitte, see ei ole bullish jõud. See ei ole bullish jõud praegu. Kui me näeme mingid rasvast küünalt nagu mingi tunni peal, näiteks nagu oletame, et see sama küünal, mida me praegu prindime, jääbki siukse vikiga allapoole, tugev reaktsioon, me täitsime selle imbalance'i siin vahel ära, viimane nii-öelda institutional candle, me close'ime mingi, teeme siukse ilusa küünlaini ja siis me saame aru, okei, bullish jõud on turul, let's go in ja. Et siis ma võin võtta selle siukse nii-öelda natukene riskima tehingu, võttes selle counter trendi, tõmban oma nagu risk-reward, võtan, ma ei tea, kas protsendi asemel siis pool või poole asemel näiteks 0,2 või mis iganes. Või ei pea üldse võtma suures plaanis, võid lihtsalt oodata, vaadata, kuidas turg eest ära jookseb. Selles mõttes, et ega ei pea treidima. Need on minu mõtted. Mul on reaalselt siuksed mõtted EU-ga, et kui see, saab seda sama tegelikult, mis ütlesid, kui ülesse kohe läheb Londoni alguses ja alumine likviidsus jääb võtmata, siis ma ikkagi otsiks selle. Aga see võiks samamoodi välja näha, et kui me praegu mõtleme, et meil avanes London, siis tegelikult terve see tund võiks normilt üles rallida ja siis 0-0 ajal panna order sisse.
mingi särnine setup oleks nagu loogiline, vaata. Mitte, et ma lihtsalt panen mingi 23, panen orderi sisse. Jep. Aga jah, suures pildis kõik need kohad, mis me vaatasin väiksed timeframe'il vaatasime, on 4 tunni imbalance'i sees treidimine lihtsalt nagu, oi, see on hästi. See on hästi, jah. See on lihtsalt nagu mõttetu pressure iseendale, ma leian. Ma ei võta siin vahel ise ühtegi tehingut. Siin oli küll see üks ilus koht meil välja toodud vist. No see on siuke kaunis. Aga vaadates 4 tundi, siis on nagu 2 siukest ilusat küünat, mis siin potentsiaalselt võiksid midagi teha. Kus võiks mingi reaktsiooni saada, kui see trend on nagu nii tugev, et me lihtsalt nagu tahamegi nii tugevalt alla edasi minna, siis on potentsiaalne, et see 50% peal me saame mingi peatuse ja jätkame allapoole. Aga mina seda ei tee. Ma võtan ikkagi selle premium ala, vaadates seda viimast institutional candle'it 4 tunni peal. Kui ma saan siia hinna, siis ma müün teda, mitte mingil muul võimalusel. Ja esimesest ilma, siis turg pakub uuel nädalal uusi võimalusi ja siis see nädal on siuke lihtsalt. Muidugi, meil on ju 16.30 New York session nagu, hallo. Ja see eilne nagu tehing, major, see on nagu üliäge. Ma panin seal pildi ka, et ma hakkasin nagu pikemalt üle käima. Väga nagu ilus selles mõttes. Ja nagu näha, siis see sell ka siit tegelikult tiksub. Veits tuli kõrgemale. Mul ei olnud siin limitid sees, aga nagu see ala, kus ma vaatasin, on jällegi on point. Kui ma oleks seda siin müünud, siis ilmselt oleks top loss tulnud, kui oleks nagu veits kõrgemale paigutanud, aga tegelikult ei olekski tahtnud väga kõrgemale paigutada. Uus on teel all time high poole jälle. Jep. Kindlasti. See on reaalne mäng, kus press buy to win the game lihtsalt. On küll, jah. GU-l on näha juba siukest ilusat mingit bullish show'd. Suure tõenäosusega me lähme üle selle high close'ime juba. Algas uus tund ka ja eelnev tund väga ilus bullish close. Ja. Jep. Okei. Näeme siis New Yorgi ajal. See you later.